täna siis räägiks veidikene Netflixist ja üldse nendest striimi teenustest ja oma kodumaistest edastajatest samuti, et olin kunagi Telia klient ja hetkel siis Elisa ja Elisa Hub, mitte nüüd see kõige kangem pakett, aga siukene vahepealne ja ütleme niimoodi, et kui ma võrdleks neid kolme on ka olemas mul ja kui ma neid võrdleks, siis tegelikult see sisu on ikkagi suhteliselt üks ja see sama, et ja kui vaadata oma kanalite sisu, siis see on kuidagi liiga palju neid kordussaateid, et ei tahaks öelda, et meil ei ole nagu tegijaid ma arvan Eestis piisavalt palju, aga kuidagi see saadete kesisus on nagu nõrk, et võiks olla nagu rohkem mitmekesisem, et rohkem erinevaid nagu tegijaid otse eetris siis või siis ütleme valmis tehtud saadete näol, et ühed samad näod, need väsitavad nagu ära. Aga mis puudutab nagu Netflixi, siis ma ei tea, kui palju teil üldse Netflix on eestlastest, ma mõtlen, et või sina, kes sa seda postitust hetkel vaatad. Ütlen nii, et hakkasin ise kasutama siis VPN-i mingisugune paar kuud tagasi, et kes ei tea, mis asi on VPN, siis VPN on siuke asi, et sa saad seda sisse lülitades siis põhimõtteliselt jätta näiteks siis Netflixile mulje, et sa vaatad seda Netflixi USA-st või kus iganes riigist, mida sa siis oled määranud selleks VPN-i riigiks nagu. Ja kui ma võtan näiteks USA sisu ja Eesti, ütleme Euroopa, ma ei tea, kas Eesti on Euroopa sisuga täpselt sama või mitte, siis ma ütleks, et väga suurt erinevust ei ole, mis puudutab siukesi põhilisi saateid, seriaale, mis on siis nagu siukene laiatarbekaup, aga miks mina nagu USA oma vaatan, on see, et ma vaatan seda Walking Deadi põhiseriaali, ma olen näinud tegelikult 2 korda 11 hooaega, et kunagi hästi ammu vaatasin, kui ta tuli otse telekast ja hiljem siis Netflixist uuesti, aga ütleme Netflixil on praegu siis Fears of Walking Dead ja Dead City ja seal on neid nagu alafilme on veel juurde tulnud või neid seriaale nagu, et mulle nagu väga meeldib, et see seriaal ja Breaking Badi vaatasin ja nüüd siis mis ta nüüd on, Call Me Saul vist või? On vist see õige nimi, et see on ka nagu ütleme Bob Odenkirk on vist selle režissöör ja tema nagu kätetöö on ära tunda seda mõnusat Breaking Badi vibe'i ja kaameratööd, et ja mis puudutab siis nüüd seda Eesti poolt, siis kuidagi liiga vanad filmid jõuavad meile siia nagu uuesti esmaesitlusse. Ma ei ütleks, et näiteks Ristiisa ei oleks nagu hea vaadata, et kunagi vaatasin ju ise seda tegelikult väga halva kvaliteediga, kui ta oli, ma ei tea, kas videokasseti peal või mille peal teda üldse vist esimesed korrad teda üldse näidati, et või oli üldse mingisugune kino või ei olegi väga meeles, aga kunagi vaatasin, et oli päris hea, oli ka see Armi nagu Scarface, aga ütleme, tahaks nagu uuemat sisu ka rohkem näha, arvestades seda, et see striimiplatvormid nagu pidevalt tõstavad oma teenustasusid, aktsia rallib ülesse, aga mida ei pakuta on siis nagu kvaliteetne sisu, et kuidagi need regioonid on lukus ja ei kattu need asjad, et ma ei olegi täpselt aru saanud, kuidas see regulatsioon toimub, sest raha kui selline on ju tegelikult sisuliselt üks ja see sama, mida küsitakse siis erinevate regioonide vahel, vähemalt nii palju, kui mina olen vaadanud. Võib-olla ma eksin selles, aga mulle tundub jah, et see summa on nagu sama. Ja kui me jõuame nüüd siis striimimisplatvormide pealt nagu edasi jutuga, siis või teenuste pealt pigem on õigem öelda, ütleme nüüd muusika edastusse peale, et siis Spotify ja
need veel on igasugused siin Tidal või Tidal või kuidas seda kirjutatakse, on üks veel ja et nendel on ka see hinnaklass, on põhimõtteliselt üks sama. Ja nüüd oli, ma maksin perepaketti mingisugune paar aastat oli see äkki vist mingi 16 eurtsi ja nüüd siis veebruarist tõusis 20 peale. Aga mida ma olen märganud, et kvaliteet on halvemaks läinud näiteks Spotify'l, et väga palju on hakkimist, et kuidagi moodi nagu muusika käib ja siis lihtsalt nagu hakkab hakkima. Lugu nagu katkeb ära, läheb korraks vaiksemaks ja nii edasi, et see nüüd viimase paari kuu jooksul on niisugune tähelepanek toimunud, mis puudutab just neid platvorme, mis siis muusikat striimad. Apple Musicu puhul ma ei ole seda nagu täheldanud, aga ütleme jah, Spotify puhul küll. Ja mis see asendus oleks? MP3 ikutada autosse, sest raadiot ei kuula ma juba, ma pakun välja aastaid.